Eestis valitakse aasta autot 17. korda. Vrumeri jälgijatele teeme asja natukene lihtsamaks ja käime üle kõik selleaastased kandidaadid. Läheneme neile tähestikulises järjekorras ja esimesena vaatame üle uue Kia Optima. Kuigi Optima nime all on Kiasid toodetud juba aastast 2000, siis meie turule jõudis sellise nime all Kia alles aastal 2010 ja nüüd on temast välja tulnud teine põlvkond. Kia Optima puhul on tegemist sedaaniga, mis oma varustuse poolest kindlasti trügib sinna kallimate hulka, sest et varustuse loetelu on pikk. Kõik need tänapäevased vahvad lisad on siia peale võimalik panna, nii nagu ka sellel proovisõiduautol. Hoiab ta eestsõitjaga distantsi, jälgib ise sõidurida, istmed jahutavad, istmed kuumutavad, rool läheb peo vahel soojaks ja mis mulle väga Kia Optima puhul meeldib, on see, et gaasipedaal on põrandas. Kui tulla Kia Optima välimuse juurde, siis minule isiklikult meeldivad kõige rohkem need õhuvõtu või siis ütleme piduri jahutamise avad. Kia Optima juhi koht on kindlasti väga mõnus. Selle puhul on üks veidi häiriv element. Istme küljetuge võiks olla tunduvalt rohkem. Samas kõik nupumajandus, juhiabisüsteemide juhtimine, olulisemad funktsioonid on toodud rooli peale, teised on siin samas käigukangi juures. Samamoodi ka kliimanuppud on väga hästi ulatatavad. Üks lahedaid asju selle sedaani puhul on veel suur klaaskatus, mis on ka avatav. Kial on see läbi mudelirivi põhimõtteliselt kõikidele mudelitele saadaval ja just see avamise pool on see, mis sellele annab korralikku lisaväärtust. Mida veel Kia kohta ära mainida, siis roolipise, hoiab rajal Optima, on sellised asjad valikus olemas. Rool ise võib-olla võiks olla veidi väiksem ja see roolinahk mitte nii libe, aga üldiselt see paigutus ja jällegi selline korralik pöialdetugi on tal olemas. Selleaastastel Eesti aastaauto valimistel on Kiasid võistlustules 2. Üks neist sedaankerega veidi pereautolikum masin, aga teine seisab meie kõrval ja see on Sportage. Kia puhul ei saa üle ega ümber sellest, et olenemata mudelist iga põlvkonnaga tehakse kõva samme edasi ja nii seda on tehtud ka Sportage'iga, mida meie kõrval siin ilutseb juba 4. põlvkonda. Auto on läbinud korraliku uuenduse väljast, omab viimast Kia disainikeelt ja muidugi sisemine varustus, selle kohta võiks nii öelda, et hea varustusega autoga on hea sõita. Ja kui nüüd veel rääkida Kia Sportage'ist, siis kindlasti see on see õige segment, eestlaste lemmik, linnamaastur, pargimaastur, kes kuidas tahab kutsuda. Rääkides Kia välisdisainist ja just sellest samast põlvkondade muutusest, siis mina tunnistan ausalt, esiosa disainis ei ole viimane põlvkond minu lemmik. Aga seevastu, kui me tuleme selle sõiduki tagaosa juurde, siis LED-idena ilutsevad ribad pluss selline võib-olla veidi ameerikalik läbiv siukene punane jutt siin tagaluugi peal, siis selle eest võiks Kia disainereid ainult kiita. Ja kui me veel liigume selle sõiduki salongi just võrdluses eelmise põlvkonnaga, siis on tehtud ka julge samm edasi. Tulles nüüd selle Kia sisemise disaini juurde, siis tõesti, kui keegi on kohanud eelmise põlvkonna Sportage'it, siis siin ei ole kohti, mida üldse võrrelda. Selle koha pealt on astutud mõnus samm edasi. Kõik asjad on juhil käepäraselt, automaatkastiga on väga hea, siit saad ilusti toetada oma kätt, rebida, vahetada käiku, kõik sõidurežiimi ja ise parkimist mõjutavad nupud on siin samas käigukangi juures, mis on minu lemmik selle auto puhul. Kuigi täna on väljas talv ja korra külmaga ka proovides ei tundnud kõige mõnusam, siis mõtlen pigem soojema suveilma peale. Nendel istmetel on ka ventilatsioonisüsteem, nii et kui tavaliselt inimesed pelgavad natuke nahksisu, et võib paha ja palav olla, siis Kia Sportage pakub sellele lahendust. Tulles talve juurde, roolisoojendus. Väga lahe asi. Samal ajal nendest puuteekraanist ja kellade plokist rääkides, siis see keskmine näidik siin tahomeetri ja spidomeetri vahel on selline väga armsalt graafiline.
samal ajal puuteekraan oma graafikaga on veidi 2000-ndate algused ja see navikaart samamoodi, et kui oled siin juba osade autotootjate puhul harjunud sellega, et see navikaart näeb väga seksikas välja, siis selle koha pealt Kial on veel aega parandada. Üks asi, mis võib-olla prouadele nii väga ei meeldi. Ilusti on olemas päikesesirmides peeglid, aga peeglivalgustust pead siit niimoodi nupuga ise käsitsi lülitama. Vaadates Eesti aastaauto 2017 kandidaatidele otsa, siis on väga lahe, et siia nimistusse on jõudnud maailma vanim autotootja Mercedes-Benz ja oma E-klassiga. Kui natukene jälle sedasi ajaloos ringi vaadata, siis E-klassi eelkäijaks oli legendaarne Vau 124, mis on oma sünniaastalt täpselt niisama vana kui mina ja E-klassi nimi seevastu tekkis sinna rivistusse aastal 1993. Jällegi 1993-ndast 2016-ndani lugematud liitrit vett merre voolanud ja see auto näeb ikka väga šef välja. Väljast ülim elegantsus, seest täis sellist luksuslikku. Eesti keeles võib-olla isegi ei ole seda sõna, aga sellist varustust, ekraanilahendusi ja nii edasi, et lähme parem sisse ja vaatame seda. Esimese asjana uude E-klassi istudes võtad muidugi kinni roolist. Rool on mõnus jämmu, tunned seda käte vahel siukse sportliku hoiakuga ja juba selle rooli taga istudes endale sellist head isteasendit otsides kipub ununema tegelikult, et tegemist on ühe mõnusa keskklassi sedaaniga. Siuke sportlik olek on igal juhul siit roolist õhkamas. Rääkides uue E-klassi keskkonsoolist, kellade ploki lahendusest, kõik on digitaalne, ekraanid on suured, ekraanid on väga hästi loetavad ja mis teeb selle asja nagu huvitavaks, siis meeletu valikute võimalus, et klient siis saab nii seda enda ninal olevat kellade plokki kui ka sinna, kus siis navigatsioon enamasti on kuvatud teist lisaekraani, seadistada endale kõige sobilikumaks. Valides siin värve, kus mis paikneb, missugused näevad välja su tahomeeter, spidomeeter, neid valikuvõimalusi on tõesti palju ja see teeb ühe siukse kaasaegse auto omakorda eriti lahedaks, et sa ei pea jääma kinni sellesse asja, mida sulle tehas pakub või mis su naabrimehel on, kui teil peaks naabrimehega ühesugune automaitse olema. See ekraanigraafika on lihtsalt nii maru ägedaks saetud, et kuigi ekraani käivitades tuletab meelde, et jälgi ikka teed, mitte seda ekraani, siis ma arvan, et mõistlik on minna kõigepealt kuskile parkimisplatsile ja kogu see menüü majandus läbi surfata. Kuigi uus Mercedes E-klass pakatab kõiksugusest tehnoloogiast ja ülimast, ütleme siis juba 22. sajandist, siis siia on jäetud disainerite poolt veel sellist mõnusat vanakooli touchi. Mahepuit, ümmargused vendiavad ja siis õhuvoo reguleerimiseks siuksed klassikalised nupukesed, mis selle sõiduki elegantsimeetri lükkavad lakke. Olles mõnda aega uue E-klassiga koos veetnud, siis ühest asjast nüüd olen aru saanud. E-tähe taga peitub elegants. Meie järgmiseks finalistiks on Opel Astra. Sõiduks oleme saanud siia endale ühe mõnusa 5-ukselise masina, automaatkäigukastiga. Tõesti on väga mugav sõita, isegi sellise toreda talveilmaga, nagu siin praegu kiiresti kätte on saabunud. Aga Opelist lähemalt rääkides, siis Astra eelkäija Kadett oli juba siukene väga tubli ja väärikas masin, sest et kui me räägime täna siin auhindadest ja tiitlitest, siis Kadett on olnud Euroopa aastaauto valimistel ühe korra teine ja ühe korra võitnud ja rääkides Opel Astrast, siis ta on saanud 3 korral teise koha ja nüüd siis see viimane põlvkond, mis on ka selle aasta Eesti aastaauto finalistide hulgas, on tegelikult juba 2016 European Car of the Year võitja. Kui
veel rääkida natukene põgusalt ka Eesti aasta auto auhindadest, siis Opel Astra on varasemalt 2011 aastal omistanud endale ka selle. Põhjus, miks Opel Astra viimane versioon võiks saada uueks aastaautoks, on minu arvates väga lihtne. Üks mõnus kompaktklassi masin, millel on võimalik kõiksugust premium-klassi lisavarustust peale saada. Kui keegi on otsustamas uue Opel Astra kasuks, siis minul on sellisele ostjale 3 lihtsat soovitust. Vali kindlasti tulenevalt meie toredatest talveilmadest roolisoojendus. Eestis on väga tihti pime ja selle vastu aitavad Opeli IntelliLux täis-LED esituled, mis on super lihtsalt selle auto peal. Ja kindlasti, kuna ka mina siin praegu käed taskus parema meelega olen, siis võtmete avamine ja käivitus. Opel Astral rool on selline väga mõnus. Ta on küllaltki suur, aga seest on siia tehtud sellised head nukid, kust on väga ergonoomiline kinni hoida. Üks asi, mis kindlasti Opel Astra puhul tasub ära mainimist, on see, et kui tavaliselt ei ole autos mitte kuhugi mobiiltelefoni panna, siis Saksa insenerid on siia ühe sellise väga mõnusa tasku teinud, kuhu põhimõtteliselt igas mõõdus telefon ära mahub ja kui keegi helistab, siis ekraan on ka ilusti näha. Lisaks sellele on Opel Astral ka peal juba nii Android auto kui iPhone'i jaoks siis CarPlay rakendus ja sa saad oma telefoni kuva peegeldada ilusti auto puuteekraanile. Näiteks, kui ei ole mingil põhjusel sul tahtmist tellida sõidukile peale tehase navi, mida mina ka ei soovita, siis Google Maps, palun väga, ja ta on sinu telefonist otse autoekraanil. Üks äärmiselt lahe asi, millega Opel tegelikult juba või siis General Motors on Ameerika mandril ammu tegutsenud, on Opeli OnStar funktsionaalsus. Sul on võimalik oma telefoni alla laadida OnStar rakendus. Sul on auto kuskil suures parklas, käsi on korralikult poekotte täis, nii nagu ikka juhtub vahel, on ju. Ja kuhu ma selle auto panin? Võtad jälle oma telefoni, paned autol tuled ja pasunad vilkuma ja leiad oma auto lihtsasti ülesse. Muidugi kõik see funktsionaalsus veel päädib sellega, et kui peaks juhtuma selline kole asi, et keegi sinu auto tahab ära varastada, siis sa saad ka oma sõidukit positsioneerida. Ma arvan, et Opel Astra kohta on meil nüüd juba kõik teada ja vaatame, milliseid kandidaate meil selle aastasel Eesti aastaauto valimisel veel on. Minu esimene kohtumine Volkswagen Tiguaniga oli peaaegu 10 aastat tagasi Rocca al Mare keskuse parklas, kus korraldati vahva kliendipäev ja seal sai proovida esmakordselt sellist asja nagu sõiduki ise parkimine. Arvestades, et 10 aastat tagasi mul ikka vajus karp lahti ja eks neid teisi vidinaid seal auto küljes oli ka omajagu. Nüüd peaaegu 10 aastat hiljem on Volkswagen Tiguanist välja tulnud teine põlvkond. Võib öelda, et ootamine tasus ennast ära, sest et kui mõelda, et see mingi aeg tagasi oli see üks esimesi autosid, kes ise parkis, siis täna ta teeb palju rohkem ja oleme ausad. Ja eks disain on ka läinud omajagu edasi, sest eelmise põlvkonna Tiguan oli väljast võib-olla veidi igav. Esimese asjana torkab Volkswagen Tiguanis kindlasti silma see täisdigitaalne kellade plokk. Võimalusi seda endale seadistada on päris palju. Siia on võimalik tekitada mõned seikluslikud lisad, aga eriti lahe on see, et sinna kellade vahele tekib niisugune täiesti mõistliku suurusega navigatsioonikaart. Käigukangi juures on sõidurežiimi valik, kus saab erinevate, ütleme siis, maastikuomaduste vahel valida või siis endale sobiva sõidurežiimi seadistada. Juba mainitud ise parkimine ja üks selline lahe asi on veel kaameravaade, kus siis on võimalik sõidukit vaadata niimoodi ülevalt ja alt ja kõrvalt, ehk kui selle järgi parkimine ära õppida, siis kindlasti manööverdada on Tiguaniga maru lihtne. Disaini poole pealt ülikuul, ilma nii-öelda raamita tahavaatepeegel, väga seksika mulje jätab. Ja inimene, kellel on taskutes palju asju või kellel meeldib autos igast kilakola kaasas vedada, siis neile on siin armatuuri peal üks niisugune mõnusalt sametiselt vooderdatud laekakke.
Keskel on veel hea käetugi, mis on küll suur ja korraliku laekaga, aga sellel on ka üks pisukene miinus, et kui sa nüüd selle laeka avad, võtad siit enda parkimiskella ja selle tagasi kinni lükkad, siis see laegas ei sulgu mitte selles kõrguse asendis, kuhu sa olid selle endale seadnud, vaid kõige alumises ja sa pead oma selle hea mugava asendi uuesti üles otsima. Volkswagen Tiguan on üks väga mõnus linnamaastur. Tema siukene, ütleme siis kellade lähenemine on väga efektne. Samas võib-olla auto üldine disain jääb ikkagi selliseks veidi konservatiivseks. Sõita on ta väga hea. Ja nii ongi. Oleme oma Eesti aastaauto valimiste kandidaatidega jõudnud alfabeetilises järjekorras viimase masinani. Selleks on Volvo S90. Auto, mis on nii väljast kui seest täis sellist luksust, et kui ma võtaks ette selle auto standardvarustuse nimekirja, siis võiks järgmisena monteerida sinna sisse sellise kirjakesed tunde hiljem. Volvo S90 nime juures on üks väga oluline teetähis, seesama 90, sest kui Volvo peaks nüüd saama Eesti aastaautoks 2017, siis 2017 tähistab Volvo jaoks ka tema 90. sünnipäeva. Põhjus, miks Volvost võiks saada Eesti aastaauto ja miks ka ei võiks saada Eesti aastaauto, on tegelikult üks ja sama. Ta on võib-olla natuke liiga premium. Ühest küljest kõik see lisavarustus, juhi abisüsteemid, tõeline pähklipuu seal salongis, super, sõidab väga hästi nii talvistes oludes, nagu praegu õues on, kui ka siin sügise poole sai temaga korra sõidetud. Kui sa tuled kuskilt poest, trennist ja sul on käed asju täis, siis Volvo puhul on muidugi see lahe funktsioon, mis on kõikidel tänapäeva premium autodel juba jalaviipega, teed pagasniku lahti, pistad oma sumatannid ilusti pagasnikusse ära ja täpselt samasuguse elegantse jalaliigutusega saab ka selle pagasniku sulgeda. Kui kätte on jõudnud talv ja hobused on vaja Koplist talli viia, siis Volvo S90-ga saab ka seda teha, sellepärast et tema varustuses on olemas juba selline ilus veokonks, mis on küll poolautomaatne, sest oleme ausad, Volvo omanikuna ma ei tahaks käsi siia konksu külge panna. Asjad, millega tänapäeva autodel põhimõtteliselt juba kõik on harjunud, olenemata, kas tegemist on premium klassi autoga või mõne natukene odavama sõidukiga, on siis võtmete avamine ja käivitus. Aga üks asi, mis ma Volvo puhul kindlasti sellel S90 siin välja toon, on see, et siin on lihtsalt vajutamise peale nupp, vaid seda peab ka keerama, et auto käima läheks. Ja mõnes mõttes on see äge, sest et on niisugune vanakooli süütevõtme feeling ikkagi asja juures. Volvo näidikud, juhiabi, multimeedium, kõik on ilus digitaalne. Juhiabisüsteeme saab sisse välja lülitada erinevate nuppude või siis puuteekraani pealt. Sõidukis on väga mahe helisüsteem Powers & Wilkinsilt. Istmesoojendus, kliima, navi, kõik see, millega nii või naa iga teinegi sõiduk juba harjunud on siin puuteekraanis. Salongi luksust kindlasti rõhutab see, et puid siin ei ole pelgalt imitatsioon, vaid see on päris pähklipuust. Aga üks selline väga oluline asi, kuna Volvo on olnud aastaid ikkagi turvalisuse sümbol, siis on see Volvo isejuhtimise ja juhi abistamise süsteem. Põhimõtteliselt masin roolib ise, hoiab eessõitjaga distantsi ja nii edasi. Aga kui peaks nüüd juhtuma selline asi, et mingil põhjusel juht tõesti enam roolist ei hoia, jääb magama, kes teab mis, siis sõiduk tuletab ennast mõned korrad meelde ja kui keegi ei anna märku masinale, et ma olen endiselt siin sinuga koos, siis Volvo võtab hoo maha ja olles näiteks maantee peal, tõmbab ilusti tee äärde ära ehk leiab võimalikult ohutu viisi sõiduki peatumiseks, kui tõesti juht jääb näiteks magama. Kuna Volvo näol on siis 2017 Eesti aastaauto valimistel, nagu juba mainitud, sai tähestikulises järjekorras viimase masinaga, siis siit võtame ka selle asja kokku, et nüüd jääb kõik juba siis auväärse ajakirjanike žürii otsustada, et kellest siis ikkagi saab Eesti aastaauto 2017.